Tere, mina olen Eija Aus ja sa vaatad Rahvaraamatu sisuhäälingut Raamaturännak. Soovitan sul seda episoodi kindlasti vaadata, kui sa ka tavaliselt oled harjunud kuulama, sest sel korral on kuidagi eriti palju raamatuid, kus on ka pilte nii suurtele kui väikestele. Ja selle korra teemaks on jõulukingitused, mis ma valisin kõige uuemate vastilumunud raamatute seast ja proovisin leida siis midagi erinevat kõigile ja siin on ka küllalt mitu lasteraamatut. Esimene soovitus. Nunnu Chibi loomad, õpi joonistama 75 armast loomakest. See tundub mulle ülitore sellepärast, et just hiljuti olen kuulnud nii paljusid inimesi ütlemas, et nad õpivad YouTube'ist või kusagilt videotest seda, kuidas joonistada. Ja minu meelest joonistamise mõte on see, et see on aeg ekraani eest ära, et kui sa joonistad ka nii, et sul on ekraan kõrval, siis kas sellel on sellisel kujul mõtet, et siin raamatus on kõik täpselt saad endale panna pildi kõrvale ja joonistada samm-sammult kõik loomad ja ma ei tea, ma ütleks mingi vanusest 4 kuni 14 või ka täiskasvanuna mul on ülilõbus nende õpetuste järgi õppida joonistama taas pärast pikka pausi, mis kahjuks täiskasvanutel paljudel tekib. Nii et see on ka hea kingitus täiskasvanule, kes tahab natuke rohkem joonistada. Siis Susanna Isern ja Rocio Bonilla, aga kui vaal mu alla neelab. See tandem autoreid on kirjutanud hulga väga häid raamatuid just laste toetamiseks, selline vaimse tervise ja rõõmu ja enesearengu ja näiteks supervõimete leidmiseks. Ja see raamat räägib siis lapse hirmudest ja sellest, kuidas ema need hirmud maha võtab. Et siin ühel leheküljel laps muretseb, aga mis siis, kui käbi mulle pähe kukub? Aga mis siis, kui ma teistest maha jään ja metsa ära eksin? Aga mis siis, kui ma vette kukun? Aga mis siis, kui vaal mu alla neelab? Ja nii edasi. Ja põhimõtteliselt, nagu arvata võib, siis loo mõte on selles, et sa ikkagi saad kõigega hakkama ja leiad alati lahendused. Tõesti, mulle väga meeldib nende autorite raamatute sisu ja lastele ka need väga meeldivad. Järgmiseks David Lynch ja Christine McKenna, Unistamisruum. See on siis lugu sellest, kuidas David Lynchist sai David Lynch ja siin on väga palju pilte ja see lugu räägib tema elust siis kronoloogiliselt, lapsepõlvest, tema perest, suguvõsast ja tema kujunemisest kunstnikuks, filmitegijaks, kõik need tööd, mis ta on elus teinud ka enne, kui ta sai kunstnikuks ja ka tema teoste vastuvõtust, et võib-olla tänaseks päevaks me oleme nii harjunud, et kui on David Lynchi film, et siis on kohe instantne hitt, aga et see ei ole ju alati nii olnud ja mis võitlusi ta pidi tegema ja nägema selleks, et üldsegi ta saaks enda kunstilist visiooni teostada. Ja siin on siis raamat üles ehitatud niimoodi, et see Christine McKenna, see teine autor, tema kirjutab siis faktiliselt läbi selle loo, mis siis toimus nendel aastatel, kuidas asjad läksid ja siis David ise kommenteerib ka enda vaatepunktist väga põnevalt kõiki neid, et siis ta ongi 2 erinevas fondis ja 2 erinevat jutustajat siis kordamööda jutustavad. Ja hästi huvitav ülesehitus, et kuulad selle jutu kuidagi ühes sellises faktilises versioonis ära ja siis selle emotsionaalse ja hästi isikliku poole sinna kõrvale.
ja tõesti, ma julgen isegi soovitada inimestele, kes võib-olla ei tea David Lynch'ist palju või kes ei ole isegi ta loomingu nii suured austajad, aga tõesti huvitav on lugeda, kuidas üks inimene on leidnud oma tee ja läinud nende asjade järele, mis talle huvitavad olid ja teda sütitasid. Siis Jaak Juske, Eesti põnevad legendid ja pärimused. Jälle üks raamat, mis võiks olla igas kodus, hoolimata vanusest. Pildid joonistanud Andres Farustin. Ja siin on siis üle Eesti maakondade kaupa, näiteks Emajõe sünd, Kalevipoja saatuslikud kohad, Piirissaare tekkimine, Põltsamaa kandi hauad ja salakäigud ja kõik need lood ja pärimused on üsna lühidalt esitatud ja Jaak Juskele omases muhedas toonis ja igaühe juures on pildid ka, et väga tore on, et hoitakse elus seda Eesti pärandit, et ka järeltulevad põlved teaksid neid lugusid jutustada. Ja siit samast sarjast on varemist ilmunud Eesti salapärased kummituslossid, Tartu saladuste mägi ehk Toomemäe põnevad lood ning Tallinna vanalinna kõhedad kummituslood. Üks imekaunis raamat, Minu sugupuu, perekonna ajaloo ja esivanemate raamat. Ja selle on välja andnud Royal Horticultural Society ja hea lugu on siis selle Eesti versiooni teinud. Ja ta on siis tõesti väga-väga läbimõeldud ja ilusasti kujundatud sugupuu ja suguvõsa loo ülesehitamiseks ja salvestamiseks tehtud raamat. Siin on kõik pere kohta, ma ei tea, matuste kohta, jõulutraditsioonid, kes on käinud väeteenistuses, kes oli esimeses maailmasõjas, kuidas see meie pere mõjutas, mis usk meie perel on, mis on meie perekonna reliikviad, elukoha vahetused, erinevad paigad, lood, perekonnasõbrad. Tõesti väga-väga läbimõeldud ja võib-olla kui ise hakkaksid lihtsalt paberile sugupuud kirjutama, siis teeksidki selle puukese ära ja ei mõtleks võib-olla selle peale, kui väärtuslik see järeltulevatele põlvedele on, mida sa jäädvustad enda tänasest perest ja nendest, kelle kohta sina veel midagi tead või kelle kohta su vanavanemad veel midagi teavad. Et ma arvan, et see on väga hea kingitus väga erinevas eas inimestele, et võib-olla mingi 8-aastane hakkab sellega tegelema, aga võib-olla hoopis 80-aastane ja kõik seal vahel. Et see on teema, mis varem või hiljem inimesi elus ka huvitab. Siis Tauno Vahter, Tallinna lõhnad. Räägib täpselt sellest, mida pealkiri lubab. Tauno Vahter on siis väga laia silmaringiga, väga maailmast huvitav inimene ja ta on suutnud tõesti siia raamatusse leida kokku erinevad lõhnad, mida me Tallinnas saame tunda ja mitte ainult, aga ta räägib ka nende lõhnade taustalood, et ma ei tea, näiteks pissuaaride puhul, et kes üldsegi need leiutas ja kuidas need maailmas mujal on või et miks Läänemerel on selline lõhn nagu on, mis on need keemilised ühendid seal sees ja siin näiteks Tallinna lõhnad prügi, vangla ja kainestusmaja, eksootilised toidud, banaan, saun, raamatud ja paber, loomaaed, kiirtoit ja rämpstoit, raha, et siis kõikide nende teemade juures, et mitte ainult ei kirjelda seda lõhna ja kus seda leidub ja milline see on ja mis aegadel see on missugune olnud, aga tõesti, et kõik need taustalood ka ja minu meelest tohutult huvitav lugemine. Ma kindlasti kingin selle oma isale ja tean kohe suudan mõelda veel mitu inimest, kellel oleks seda nauding lugeda ja siin on ka väga palju pilte ajalooarhiivist läbi aegade, ühistranspordi lõhnad, õlu,
kala, kohv, popcorn ja tõesti, kui niimoodi linnulennul vaadata, siis tekib kohe nii palju küsimusi ja huvisid, et millal tuli esimest korda popcorn Tallinnasse. Nii, raamat pealkirjaga sa peaksid rohkem lugema. Äkki kõikidel raamatul peaks see pealkiri olema. Aga see on Värske rõhu päevikute raamat ja Värske rõhk on siis noorte kirjandusajakiri, kuni 33-aastased äkki on need autorid, kes seal kirjutavad. Ja Värske rõhk on ilmunud juba 20 aastat, aga siis päeviku rubriik on natukene noorem ja mina arvan, et see on väga hea kingitus noorele inimesele, et siin ongi väga erinevate autorite päevikud, sealhulgas Gregor Kulla, Sveta Grigorjeva ja nii edasi. Ja need on väga erinevad päevikud, et kellel on, ma ei tea, päevik haiglavoodist, kellel on raamatupoe pidamisest, kellel on, ma ei tea, eksami sessist, panin siin sõrme vahele palupäevik ja reisipäevikud ja nii edasi, et nii huvitav, kui erinevalt noored autorid kirjutavad, kui erinevas stiilis need on, siis kellelgi on siin tõlkepäevik, et üllatuslikult ka minu jaoks selle aasta üks suur lugemisnauding, just sellepärast, et nad on nii erinevalt teostatud ja annavad nii mõnusa sissevaate nii erinevatesse eludesse. Siis Taksi ja Togi suur päev, Kadri Hinrikus, Elina Sildre. See on juba 3. Taksi ja Togi raamat. Esimene oli Taks ja Togi, teine oli Taksi ja Togi suvi ja siin on siis põhirõhk Taksi ja Togi talveseiklustel, ilusad sinise, musta, valgega pildid ja tegelased on siis väga palju erinevaid koerasid. Kõik siin esimene lugu näiteks kohe algab Taks, Togi, Hurt, Bokser, Korgi, Bulldog, Bernhardin ja kogu ülejäänud koerarahvas oli aastaringselt harjunud päevi veetma muretult. Ja et siin ongi väga palju erinevaid koeri, väga paljude erinevate harjumustega, väga paljude erinevate tugevustega, nõrkustega ja koerad enamjaolt lastele väga meeldivad ja selle raamatuga näiteks olgugi, et meil on kodus väga palju väga häid lasteraamatuid, siis mu laps väga tahab seda lugeda, sest need koerad on lihtsalt nii toredad ja omavahel väga erinevad. Järgmiseks Michael Ondaatje Inglise patsient. See ei ole uhijuus raamat maailma kirjanduses, aga üle paljude aastate on see jälle ilmunud eesti keeles. Ja ma tooksin selle välja, sest minu jaoks, kui see raamat, kui ma seda esimest korda lugesin, see oli üks mu elu siukseid meeldejäävamaid romaani lugemise kogemusi, et see viis mu igale poole endasse ajaloolistesse ja kaugetesse paikadesse kaasa ja see oli lihtsalt nii ilus ja unustamatu, jäi kummitama aastakümneteks ja ta on tõesti üks väga kaunis raamat. Ja siin on ka kirjutatud, et kui Bookeri raamatuauhinna 50. aastapäeval valiti siis poolsajandi parimaid raamatuid, siis Bookeri žürii valis Inglise patsiendi viimase 200 aasta parimaks inglise keeles kirjutatud romaaniks ja ta tõesti on imeilus ja võib-olla, et kui praegu on küllalt palju selliseid romaane, kus võib-olla midagi väga ei juhtugi, tegelased kuidagi kulgevad maailmas, siis siin ka juhtub väga palju, et siin on mitme tegelase väga huvitavad elud.
Nii, ja siis veel mõned lasteraamatud erinevatele vanustele. Tiiu Kitsik jooksvad ninad ja teisi talvejutte. Siin on üle 30 lustaka lasteloo, mis on kõik seotud talvega. Ja jälle selline mõnus, erinevad lood, erinevad tegelased. Vahepeal on trükitähtades mõned laused, et laps, kes õpib lugema, saab ise siit ka kokku veerida. Ja jälle selline mõnus sinisega raamat, väga talvine ja ka päris heas suures kirjas, et laps, kes on ka kirjatähed ära õppinud, siis siin on seda eduelamust, et ei pea sellist väikest kirja veerima, aga mugav lugeda. Nii, siis Väikese hiire 24 jõululugu, tere jõulud! Ilmselt lapsevanematele Väikest hiirt tutvustama ei pea. Väikese hiire raamatud on Eestis ülipopulaarsed. Need on Soome autori Riikka Jänti kirjutatud ja Väike hiir siis oma raamatutes elab hästi tavalist lapse elu. Et need raamatud on lühikesed, need on trükitähtades ja seal juhtuvad sellised asjad, mis päriselt ka laste elus juhtuvad. Et ei ole mingisuguseid maagilisi olendeid ega vikerkaare taga käimist. Ja selles raamatus ongi 24 jõululugu. See on omamoodi jõulukalender, et sa võidki iga detsembrikuu päeval lugeda erineva loo. Siin on toredaid meisterdamisharjutusi, mis tulevad nendes juttudes välja ja siin saab väga palju nalja ja üli armas ja ülitore ja autor on öelnud, et kõik need lood on elust enesest, mis teeb selle ka veel eriti vahvaks. Siis Piret Jaaks, Suur saladus, pildid joonistanud Marju Tammik. Kui Piret Jaaks meil saates käis, siis see raamat ei olnud veel füüsiliselt ilmunud, aga see võitis siis ühe lasteraamatu konkursi, põlvepiku konkursi ja see räägib päris olulisest teemast, millega enamik lapsi ja lapsevanemaid on tuttavad, et ja ka suuri, kes on kunagi olnud lapsed, et mõnikord lasteaiast tahaks mingi toreda asja taskusse panna, kuigi teada, et ei peaks. Ja siis see räägibki ühest väiksest tüdrukust, kes on lasteaiast mingisuguse väikse asja taskusse pandi ja siis kodus hakkab süda valutama selle pärast. Siis Lottie Brooksi pööraselt kaootilised jõulud, Katie Kirby. Sellest Lottie Brooksist rääkisime hiljuti ka aastaraamatute saates, sest Lottie Brooksil on hästi palju erinevaid osasid ja selles osas on siis jõuluseiklused ja nagu ikka selle sarja raamatutes on palju pilte, igasuguseid chativestlusi, ei tea, vahepeal Instagrami pildid ja et seda on hästi hõlbus noorel inimesel lugeda ja see räägib väga palju ka inimsuhetest ja kuidas sõpradega hästi läbi saada. Ning viimaseks Jill Barklem Murakaheki seeriast raamat Talvelugu ja need on siis klassika. Need on üle 40 aasta vanad lood ja illustratsioonid siis väikestest hiirtest, kes elavad Murakahekis ja selles osas langeb maha väga paks lumi ja selle asemel, et lasta lumel ennast kuidagi segada, siis hiired kõik naabritega saavad kokku, kaevavad käigud ja ehitavad lume- ja jääpalee, et seal maha pidada üks korralik talvepall. Hästi armas raamat ja sobib
korraga ühel õhtul lugemiseks, sest on küllaltki lühikene, aga tõesti sellised väga klassikalised illustratsioonid ja hästi tore selline perekondlik jõulumeeleolu, kuigi otseselt ei ole jõuluraamat, aga et selline hubasus ja mõnusus ja kõike tehakse koos ja valmistutakse pidustusteks. Võt nii, selline sai see tänane jõuluraamatute valik, aga ma pean ütlema, et seda oli väga raske teha, sellepärast, et viimasel ajal on ilmunud nii uskumatult palju häid raamatuid eesti keeles ja eks ma siis järgnevates saadetes tutvustan teile edasi, aga need olid mõned siis mõtted, mida võiks ka jõulukinkideks üsna muretult kinkida. Aitäh teile kuulamast, vaatamast ja jääme lugemiseni!